ma olen ka siin hiljuti puutusin kokku tööandjaga, kes oli peaaegu pisar silmil, et ta peab oma tootmise kinni panema, et palgatase on niivõrd kõrge ja ta pool naljaga küll ütles, et Eesti võiks kehtestada niisuguse nagu palgalööka ülempiiri, on ju, et mitte alampalk, vaid ülempalk, eks. Ma ju nägin inimese muret, et ma ei saa hakata seal niimoodi kommenteerima kõrvalt parastavalt mingisugustest makroökonoomilistest näitajatest, aga teisalt ühiskonna jaoks see on suurepärane, et kui meil on täis tööhõive, sina ei suuda seda palka maksta, sa ei leia selle palgaga töötajaid, et järelikult kuskil on võimalik maksta seda palka. Et see on kokkuvõttes ühiskonna jaoks kindlasti väga hea, et ma arvan, et ma isegi julgeks öelda, et mida kiirem on palgakasv, et see on isegi nagu ühiskonnaks parem, aga sinna on just, tuleb vaks vahet see, et kas see tuleb kuidagi orgaaniliselt, on ju, et töötajad nõuavad, tööandjad vannuvad, higistavad, mõtlevad ja siis suudavad oma hinnalipikut kuidagi ka näiteks siin ekspordi puhul kergitada. Või siis tuleb hea valitseja, kes ütleb, et ei, te olete tööandjad olnud halvad ja maksnud kõik töötajatele liiga vähe palka. Mina tulen ja aitan neid vaesed inimesi ja nüüd on siin näiteks alampalk on, teeme 2000 eurot, on ju. Seal tõenäoliselt oleks oma tagajärjed, mis ei meeldiks mitte kellelegi päeva lõpuks. See oleks päris huvitav selles mõttes, et siis 2000 eurot ühtäkki ei tähendakski eriti midagi. Aga palgakasvuga üldiselt tõepoolest see töötajate puudus, struktuurne tööjõu puudus, kõik see tegelikult tõukab innovatsiooni tagant. Sellepärast, et asjad on vaja ära teha ja asjad on vaja ära teha siis nii-öelda kiiremini, paremini ja efektiivsemalt. Loomulikult on ka näiteid sellest, kuidas võib-olla see tööjõu puudus ja majanduse vildakas struktuur mingisuguseid täiesti huvitavaid anomaaliaid loob, aga need anomaaliad kipuvad ikkagi olema ajutised. Ma mäletan väga selgelt seda, et ma arvan aasta oli 2007, kui minu nii-öelda suhteliselt väikest kaminat tulid üle vaatama arendaja ja siis 2 ehitusmeest. Ja ma olin korralik poiss olnud, õppinud korralikult ja võib-olla endale pisikese läikiva auto soetanud. Nad võtsid kätte ikkagi sisuliselt lasid suured saksa sedaanid, risti kargasid välja, kõikidele riietele oli kirjutatud kuldsete tähtedega mingisuguse itaallase nimi ja ketsid olid ka kuldsed ja näha, et kipsid olmused. Ja siis nad hakkasid vaidlema, et kes peab maksma selle eest, et minu väiksel kaminal oli ehitusviga. Ja arvestades kogu seda nende elustiili ja ka seda, et ma ei tea, mida teenis plaati aastal 2006, siis tõesti sissetulekud olid fantastilised, aga kuna see majanduse struktuur oli sõna otseses mõttes poriloiku tordikarpide ehitamise suunas kaldu, siis aja peale ütleme tükk aega said väga kõrged sissetulekut, aga siis oli päris jupp aega, kus sa ei saanud midagi ja keskmine oli täiesti talutav. Jah, alati vaadata nende sektorite poole, kus tundub hästi minevat, on ka hea mõte ja see on üks takistus loomulikult, kohe tuleks vastuväide, et kõik ei saa olla programmeerijad, aga kui ma mõtlen näiteks nendele tänastele Eesti põhimõtteliselt on, kui öeldakse IT-ettevõte, tema tegevusala seal registris on IT, aga kus tegeletakse juba täna transporditeenuste finantstehnoloogiaga, seal on igasugused ametikohti, et kui me vaatame, ma arvan, nende suurte tehnoloogiaettevõtete personali ja võib-olla nende haridustaset ja varasemat töökogemust, nad nagu 100% ei ole seal kindlasti kõik programmeerijad, seal on igasuguseid ja ma miskipärast ikkagi arvan, et ka raamatupidaja või see inimene, ma ei tea, kes toalilli kastab nendes ettevõtetes, ta teenib võib-olla natuke rohkem, kui ta teeniks mõnes teises sektoris raamatupidaja alles. Chief Happiness Officer nagu mõnes IT-ettevõttes. Kui sa kuskil näpud jäävad rasvaseks, öeldakse selle kohta vist jah, et kui õiges kohas õige rahal olla. Okei, vaikselt peame hakkama kokku tõmbama, aga selline huvitav mõte teile veel, et ma saan teie jutust nagu aru, et eestlased ei ole nii vaesed midagi, et tegelikult nagu suhteliselt me teenime päris hästi, meil on päris hea elu, aga me oleme endiselt rahulolematud, anname... Ma ei ole isegi sellega nõus, et rahulolematus on ka, et seda on võib-olla midagi asi, mida nagu meediale meeldib võimendada. Eestlased kuidagi on kombeks ka nagu nii öelda, et me ei ole rahul, aga ma ei näe nagu seda sukust rahulolematust nagu kuidagi päriselt. Okei, ma sõnastan ümber, et on näiline rahulolematus, mis läbi meedia tegelikult paneb tööandjatele päris suure palgasurve.
ja siis seeläbi, kui tööandjad üritavad palkasid tõsta, tegelikult nad peavad oma toodete ja teenuste hindasid tõstma ja ringiga see lisaraha, mis sa teenid, tegelikult ju sa kulutad selle hiljem poes ära, on nii või? Eesti suur eelis on see, et meie majandusest 80% annab eksport, ehk siis seda raha peab ka keegi teine meile maksma, mis on, see on hea ja halb ühelt poolt, hea on see, et kõik ei pea ise siin kinni maksma, on ju,